uus video. Vormselt tagasi, üks nädalavahetusigi sai käidud seal Riias, nüüd on uus nädal ja teeme edasi. Täna on teisipäev, teen väikse külarahvale küpstamisega, aga eelmine video siis lubasin, et hakkame seda gaasi ballooni värki tegema. Ma teen teile välja ka siia praegu 3 varianti. See on siis propaanist saadud tööstusgaas, vedelgaas. Peaks olema ainult puhas propaan. Selline balloon 5 kilo, kui tahad seda ostad taara välja ja siis sisu ostad gaasi. See 5-kilone gaas on vist 17 €, kui ma õigesti mäletan. Kui sa kodus grillid, sellest on küll, aga mul läheb seda natuke rohkem. Mul on siiamaani olnud selline, sest siin pole turvalukku peal. Sellistel on kohe klapp peal, et ma panen siin mingi pildi ka, et siis kui õige tase saavutub, siis ta lööb selle klapi kinni. Ja no nagu LPG autodel, siis siia saab tankida LPG-d sisse. Siin on mul ka praegu selline täitmisotsik, selle panin tanklas sinna külge, keerad kraani lahti, lased täis. Nagu täidaks gaasiautot. Aga nüüd ongi see, et siin on see, et ma seda saaksin täita, ma pean panema selle otsa, kui ma tahan tarbida, pean siia ahju kinnitama. See on üks nii-öelda mugavust mõjutav asi. Järgmine asi on see, et hakkas sellest juba väheks saama ja kui liiga palju tarbida, siis gaasi oma jahtumisega see balloon läks jäässe. Ta on vaja suuremat pinda, kus gaas saab arustada, siis ta nii-öelda võtab vähem energiat ja jäätub vähem. Siis ma ostsin sellise 11-kilose. Sama firma, Gaaspank. Eestis saab nüüd osta. Ma ei tea, kas Saksa või keegi toodab. Need on ka kõik TÜV sertifikaadiga ja kõik on hästi. Ja sellel on nüüd siis see veel lahedam asi, et ühest on sisend, teisest väljund. Eks ma ei pea tankimise ajaks seda ära võtma. Ma panen selle siia, ühe otsa panen ahju külge, teise otsa panen täitmise otsa ja tanklas ainult täidan. Ehk siis natukene siuke minu jaoks juba modernsem. Ma mõtlesin nii, et ma panen, siin on ahi, sinna alla panen ballooni, teen mingi kinnituse sellele ja toon täitmise otsa siia. Et siis võiks nagu hästi toimida. Et ma teen praegu ühe kinnituse sellele ära. Vaatan, kas jõuame täna seda täita ka. Jõua, mul on umbes 3,5 tundi, kuni ma lubasin pitsat teha. Kui jõua, siis ma selle keskmise panin täis. Et töösõnaga hakkame sellist gaasi asjad tegema. Nii, ballooni kinnitus ka nüüd olemas. Ma ostan ühe juurde, panen sinna alla veel. Saab selle sinna kinni panna, siis ta ei hakka nagu keerlema seal. Nüüd tuleb põhimõtteliselt ta voolik sealt sinna täitmise ava juurde. Suht palav on, aga teeme edasi. Nii, edasi on siis üks see toru, mille kaudu täidame. Siin on siuke liit, miks selle keerame kinni. Nii, rohkem ei jaksa. Nii, see nüüd siin kinni. Selle keerame koonusega sinna ballooni külge, kes saab siit kaudu täitma hakata. Vaat, et siis keerisin kinni, siit läheb sisse, siit tuleb välja ja panen pärast ahju otsa ja siis peakski olema nii, et siin on tagasi küll klapp sees ja see osa keerab ainult siis seda väljundit, et siis siit läheb gaas sisse ja siit tuleb välja ja siis see kraani osa keerab ainult seda osa, et peaks olema nii, et siin on tagasi küll klapp ja siis siit annad ainult gaasi peale. Vaatasin isegi selle koha välja, kus ma selle panen. Selle, kus siis saab nagu täita. Aga klassika jälle, mul ei ole mingi õiget seda puuri. Et seda nii-öelda pinnale panna. Kus vaja nii suurt läbimõõtu nagu see, et ma jään urgunni mingi puuri endale ja siis põhimõtteliselt tuleks voolik ära võtta, ta ongi valmis, et senikaua teeme selle tänase pitsaparti ära. Ma ei tea, kas te näete, kas ajab. Nii et loodame, et see väga ei mõjuta klientidega. Toome puuri ja teen pitsad ära ja siis paneme edasi. Et nii on nagu on. Ja tuli käib. Ehk siis jõudsime küpstamiseni. Puur ei jõudnud tooma minna. See konditsioneer uhab päris hea hooga. 31 on toas, et näed jahedat tuleb. Et loodan, et ei ole mõrale väga hull. Seal saab süüa ja menüü on siis selline ja nii teemegi.
ehk täna ainult 30 kuuli on, vaatan paremast tuleb. Panen võib-olla vahepeal timelapse käima või mingid videod, et näidata, kuidas ma teen. Ei jõudnud selle timelapseni üldse. Puuri teen ära. See on siis see mõte, et ma teen siia kuskile, kus on see tala, selle alla teen selle pesa. Siia nii või siis siia kuskil kaugemale. Noh, siia oleks mugavam tankida. Panen ta praegu pinna peale. Siin on variant ka süvistatava panna. Selleks mul pole jällegi seda sellist doosifreesi, aga seda saab pärast sinna lisada, et ma võin selle pärast teha nagu nii-öelda juurde, aga ma teen praegu, panen selle ära. See ei ole ka väga kole, kui panna see pinna peale. Võib ka selle ümber panna näiteks. Ja panen selle ära. Võib-olla sellega ongi ilusam. Ja siis juba veame voolikut ära, et ma natuke asjatan ja siis näitan, kuidas värk käib. Nii, sealt praegu malapalloon tuleks siis vooliku väeks sealt, sinna panna tala juurde ja siit mööda selle tala tagant. Ja siis siia poole nii, et see jääks siis siia. Kus nüüd kaugelt vaatad, siis ei ole väga hullu. See peaks saama püstoliga ligi. Võiks olla täitsa hästi, et kui see saaks nagu, kui see oleks siin. Et siia saab püstoliga ligi ja täita. Nii et ma puurin selle ära. Ja siis paneme esialgu selle pinna peale ja vaatame pärast. Väga erimäed paneme sisse ära. Teen praegu nii. Nõnda. Nüüd on auk läbi. Kohe teeme selle puhtaks, aga variant 1 on nii panna või variant 2. Nii. Ja siis saab selle siia ära peita. Nii. Ja pärast tuleb korp peale. Isegi tundub, et nii on ilusam. Aga olgu, väike koristus ja siis keerame selle sinna kinni ja hakkame voolikut vedama. Nii. Toru on nüüd nii palju veetud, on see liitium kohe otsa panna. Lihtsalt näitan, et see on Adam Atkins, keda ma jälgin. UK-s siis kõva pitsa tegija. Nii. Nüüd on siis nii, et peale tuleb voolik, jookseb sealt. Loodan, et on näha. Tuleb sealt alla. Siit jookseb, kuni sinna auguni. Praegu on see voolik veel ei ole lõpuni kinni, sest et kohe näitan teiselt poolt. Näha, kus ta välja tuleb. Ma tõmban ta maksimum välja, lükkan umbes siit maalt ära, panen külge ja pärast lükkan tagasi. Teen siin siukse triki ja siis keeran selle otsa. Et ma ei tea, kas ma eelmise selle ka näitasin, aga siin on siis see sõrmus, see toru ja siis see, mis koonus, mis keerab selle otsa. Et see vajutab selle just kinni. Ma lõikan siin selle ära, keerame otsa ja tegelikult ongi siis, siis ma tõmban nipukad kinni, gaasipallooni kinni, seda enam väga paigast ei liiguta. Ja tegelikult ongi valmis tanki minek, aga ma enne lõikan selle otsast ära. Ja valmis. Et näed, siit saab keerata kinni, lahti, praegu paneme kinni. Siit läheb ahju, siit tuleb pallooni. Siit tagant, loodan, näitan hästi. Ja sealt läheb sinna välja ja väljastan. Nii. Et nüüd tuleb minna tankima ja nende balloonide puhul on oluline see, kui see lõhk on praegu sees. Siis tuleb panna täis ja siis lasta õhk välja ja siis on nagu see õhk sealt välja saanud, et gaas on sees. Nüüd siis koristame selle ehitusvärgi ära, läheme gaasi tankima ja siis võiks ju küpsetada ka, et uue gaasi ballooniga, aga seda vaatame siis, et läheme kõigepealt tankima. 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Nii, nüüd tõudnud siis tanklasse. Näitan kohe ära, kuidas käib. Siis keerame selle lahti. Siis võib-olla panen isegi maha. Nii, siis valime äpist LPG. Nii, aasuta püstolpaak.
nii, põhimõtteliselt siis niimoodi. Ja siis peaks tankima. Lasime natuke algust sisse. Nii, ja siis paneme kinni, ait küll. Kohe algus väga palju pand. See, et me lekkevahuga teeme selle katsutuse ära, et midagi ei leki kuskilt. Ja siis paneme edasi, et nii on. Mul on siin see igaks juhuks vaja lekkevahuga ikka üle testida. Kas te näete siit? Vaatame, kui siit midagi ei leki. Siis siit on hea üle kontrollida. Ma ei tea, kas te nägite, aga ühesõnaga Leak Detect. Jälle NB Quality. Siuke hea aine. Ühesõnaga, paimigi liitri sisse praegu. Praegu küll midagi ei lekkinud. Ilm on suht paha täna. Aga põhimõtteliselt nii käib. Ja siis tuleb sellest õhku välja lasta. Nii peaks olema. Ja siis on nii-öelda on see balloon aktiveeritud, et nüüd paneme veel täis ja siis peaks ka olemas olema. Nii. Täna on suht paha ilm selleks tankimiseks, aga paneme ikka käima. Loodan, et te näete. Nii. LPG on täiesti alusta. Paneme sisse. Nii. Ja paneme. Ma ei tea, palju see minema peaks. Aga midagi läheb. Paneme praegu mingi pool kogust ära, see peaks 22 liitrit minema. Niimoodi käib. See peaks ise stoppi panema, aga ma panen praegu 10 eurot ära ja nii, ait küll. Ja siis ongi põhimõtteliselt kõik, saate on ikka kinni, siit lähti ja kõik tagasi ja põhimõtteliselt nagu LPG auto tankimine, et midagi keerust üle siia see peale ja nüüd on, lähme tegelikult kongi ära, sest näed, tuli see ka, et tšekk ja kõik hästi. Et põhimõtteliselt lähme kongi kohe või seal kabiinis räägime edasi. Et nii see tankimine käib. Et praegu siis äärvist läks 12 liitrit, see on mingi 5 kilo, see on umbes pool, 6 kilo, pool. Et sellega saab, on varsti üks küpsetamine, saab natuke aega tehtud ja siis teeme edasi. Kui ma eelmise ballooni ostsin, siis ma ka lasin algus natuke ja pärast lõpuni täis, ta lööb lukku, aga praegu tegin nii. Ühesõnaga, nüüd ma lähen poodi natukene kaupa ostma ja siis räägime edasi. Panen praegu kaamera kinni, et sõidu ajal ei filmi. 3 days later. Nii, nüüd siis selle nädala küpsetamine. Me oleme siis tulnud, kui hästi näha on, aga laagri mingisse padeliväljakule. Erinevad Saku reklaami, ehk siis Saku õletehas. Ja kuna Sakul on reklaami, on ka mul reklaami. Ehk siis on ka nüüd lipp. Tuul mängib praegu, pole kõige parem näha. Aga ühesõnaga inspireeritud siis sellest, et seal Vormsil meid ei olnud vist aru saada, kes me oleme. Auto peal pole ka tegelikult nagu, enne kui sa tead, et asi on pitsa, siis sa ei tea. Nii et tuul praegu mängib meie kahjuks. Aga sai siis inspireeritud sellest, et jah, meid ei olnud näha. Mõtlesin, et tahaks sellest nähtavaks teha, nüüd on olemas. Ehk siis täna on location, selline kena beach. Ma arvan, et väga hea siia gaasi ballooni lõpetusse, et ma tulin, siis panin natuke veel täis.
ilusti veeb. Ja sellest peaks nüüd küll kõvasti olema, et see on 11-kilone balloon. Enne mul oli 5, sain juba vist ballooniga 2 üritust teha. Minus 2 pikka küpstamist. Nüüd on 11, et peaks jaguma ja nii ongi, et ma panen siin asjad valmis ja vast hakkame küpstama, vaatame, kus võime siis natuke filmida ka. Nii, loodan, et on natuke näha ka, mis ma teen. Ehk siis paluti juba siia. Hakkame siis tegema natuke, näete ka kuidas teen. Esimese pepperoni oma tegin juba valmis. Saad ise võtta. Vahepeal ühe margarita ka, et kõige autentsem. Vaadake, kui hästi paistab läbi. Margarita on minust kõige lihtsam selline. Näha, kuidas kõik asjad toimivad ja maitsed on, et ei ole mingid lisandid vahepeal, et lihtsalt mina panen 2 juustu, oliivõli ja sõidame. Kui keegi vaatab, et miks ma basiilikut alla ei pane, siis mul on juba basiilik on täiesti selle tomati vastu töös olemas. Ehk siis kõik, mida sa tomati vastu, mida sa nagu enam juurde ei pane, need pane tomati vastale. Ehk siis mul on praegu lihtsam nii teha. Ja ahja. Võid küsida, et kaua siis läheb aega. Vaatame siis, kaua läheb aega. Just ei lähe kaua aega, aga vaikselt toimetama. Esimese pöörde siis teen 180 kraadi, kuna leek on ühelt poolt, küpstame mõlemalt poolt ära ja siis hakkame keerutama. Et anname parima. Siis veerandi kaupa. Varsti järgmistega kunagi näitan nagu sisse ka. Nii, aga võtame kiirelt kokku ka veel. Meie kasvab piisab sattu turniiri. Ja valmis. Vahel siis stopperi peal näete ajaliselt palju aega läks. Kohal sai täna ka. Lükkan lahti ja saad kohe võtta, ma kuulen. Teistkümnend sai Kati, ütleme punktid ka, Hanka 90 punkti, järgmisena ta ja teen järgmise. 96 punkti, 11 punkti. Ja on ka haigustus selleks korraks. Et kõikid rahule. See on väikest tagasisidet, mitte halb, aga mida võiks mõttes muuta. Ehk siis hot honey, mis mul on pepperoni peal, seda 1 gramm vähem panna. Päris hea mõte. Gaasiga oli siis kõik hästi. Käisin ballooni kinni. Tangin täis, tegelikult järgmises korraks ei pea täis tankima. Aga siit kottame oma otsad kokku. Ja siis näeme juba järgmine kord, et nii palju ütlen ära, et 23. august on siis Kiili kodukohvikute päevad. Varsti panen sotsiaalmeediasse ka infot, et tulge sinna. Seal on ka piiratud kogus, aga ma väga palju ei jõua teha. Tulge kohale, paneme kõik selle staffi käima, et olen varem ka teinud, eelmast ei ära, kuna mul oli põlvapp. Aga 23. august, ma arvan, et kell 12 see veel selgub. Tulge siis kohale Kiili kodukohvikute päevad ja siis näeme järgmist tegemistega.